Tere kõigile! Minu kolmas ring on nüüd täna, seal kui pidin teiega kohtuma juuni alguses, aga siis selgus, et sobib teemasse juba hästi täna. Nii et liitusin juba täna ja kuulasin Anni ettekande lõppu ka ja loodan, et see nagu klapib kokku ka, et mis tema rääkis ja mis sõnumid siis mina tahan edasi anda. Minu enda taust on rohkem selline, ma iga päev ei tegele planeerimisega menetluslikus mõttes, et uurimisteemad linna ja regionaalarenguga seotud teemadel on rohkem sellised ebavõrdsus, kuidas moodi ruum muutub ja sellest tõukuvalt ka võib-olla ma räägin natuke teisel tasandil, kuna mu töö ei ole iga päev planeerimise menetlemist teha nii hästi kui võimalik. Ja panin sellise pealkirja oma loole, et mis pärast plaani saab. Sellest, kes loob plaani, sellest on juba üksjagu räägitud ka. Ja miks ma seda tahan öelda, on see, et see, mida me selle ruumilise planeerimisega saavutame, et me peame ka vahepeal kriitiliselt mõtlema selle peale, et kas me tegelikult ainult selle kaudu loome seda ruumi, kus me oleme. Ja alustame siis sellest, et esimene koolitus oli meil Paides ja minu esimene väide on see, et suur osa homsest ruumist, tänasest nagunii, aga homsest ruumist ka on täna juba valmis. Et kui ma siia panen need samad kohad, kus meil see ruumiloome koolitus toimus, Tallinn, Tartu ja Paide, siis isegi Tallinnas on üle 3/4 näiteks eluasemetest juba valmis. Me mõtleme, meie lauale tulevad planeeringud, me hakkame nendega tegelema, mõtleme, kuidas saab ilus maja, kuidas saab ilus avalik ruum. Tegelikult valdav osa see, kus me liigume, on olemas ja valmis. Ja sellepärast võib-olla tasukski siin kohas tagasi mõelda sellele, et me planeerime tuleviku ruumi, aga me kujutame seda ruumi ette, et milline tulevikus ta olema saab, aga tegelikult me planeerime ruumi, milles me kunagi elama ei hakka. Tundub võib-olla ebaloogiline pärast seda, kui me teame, mis meie roll on ja kui missuguse missiooniga me oma tööd teeme, aga me elame tegelikult praeguses ruumis. Praegu on enamus olemas, mis kunagi planeeriti ja seda, mida meie planeerime, ei hakka sellest mitte keegi elama, sellepärast me teame, millise regulaarsusega planeeringuid üle vaadatakse, me teame, millise tempoga tegelikult muutuvad väärtused ühiskonnas ja kuidas ka siis, kui me 5 aastat tagasi mõtleme, et kuidas me siis ruumist ja planeerimisest mõtlesime. Et see tegelikult muutub ka üsna kiiresti. Ja panin siia paar pilti. Et siin on Tartu pilt ja et me tegeleme tegelikult ruumi muutmisega planeerimise kaudu üsna väiksel osal linna territooriumist. See esimene pilt on siis selline, kus on koostamisel planeeringud, need helerohelised, kui siit silma torkab. Et see, mis meie lauale tuleb, see on tegelikult üsna pisike osa sellest linnaruumist, kus me iga päev liigume. Nagu võib siia juurde panna veel need, mis siis on ühel või teisel kehtestatud planeeringud. Sammuti ei kata kogu linna. Pilt on natuke kirjum, aga ikkagi need on nüüd juba niimoodi mitu 10 aastat või 20 aastat, mis on planeerijate töölaual olnud. Ehk siis meie lauale tuleb ruumi muutmine planeerimise kaudu siis, kui selleks on huviline. Eelmine loeng lõppes ka sellega, et keegi on huvitatud, et see illusioon, et omavalitsus planeerib, ongi natuke nagu illusioon, et on ikkagi investor, huviline, kes tahab seda ruumi muuta. Ja see on natuke nagu mugavusplaneerimine ka, sellepärast, et me võib-olla teame, et kuskil siin kohas või seal kohas on tegelikult väga suured mured või probleemid linnaruumis, aga need planeerimise rada või teed kaudu ei tule meie lauale. Et näiteks, kui ma panen siia sellised pildid, mõned neist päris ilusad, mõned võib-olla tahaks kõpitsemist või mõtlemist, meil tekiks mõtteid, mis seal olla võib, aeg-ajalt me mingisuguste selliste kogukondlike arvamiste või mõtlemistega jõuame nende kohtadeni ka, aga sellist sundi, et nad planeeringu menetluse kaudu keegi huviline esitab detailplaneeringu algatamise ja niimoodi tuleks tegelikult väga ei ole. Et on pigem erialastest ringkondadest tekib sellist visioneerimist ja ma ei tea, mingisugused ühised seminarid või visiooniseminarid, et siis me hakkame nende asjade peale uuesti mõtlema või on mingi riiklik raha, et teeme midagi, ma ei tea, keskväljakutega või midagi sellist. Ma panen siia ühe harjutuse.
et te teate, see koht on Õismäe, kes Tallinnas on, see teab. Ja see esimene pilt on siis 68. aastast, kui Õismäe, Väike-Õismäe generaalplaan siis esimese hooga vastu võeti. Siis on selline 80ndate pilt, kui inimesed juba elasid seal ja ta käis ka ühel tähtsal üleliidulisel planeeringu või arhitektuurivõistlustel, sai seal suure auhinna, oli väga hea ruum. Ja siis siin on pilt 94. aastast, kui uus kord, uus riigikord ja oli vaja uuesti mõelda, et mis me teeme erinevate ruumidega ja ka varasemaid generaalplaane üle vaadata. Ja mu küsimus on see, et kas keegi teab arvata või teab, et mis siia keskele joonistati Õismäe tiigi keskele? Pakkumisi. Purskkaev või vähe? Ei, vähe. Kirik. Kirtles. Väga hea. Sinna oli joonistatud kirik. Muidugi seal Tallinna linnaplaneerimise ameti arhiivis oli ilusti ka peapiiskopi kiri, et väga hea, see sobib küll sinna, aga raha meil seda teha ei ole loomulikult lähemas perspektiivis. Kes tahab, võib seda üles otsida. Aga miks see meid nagu mõtlema võiks panna on see, et igal ajastul on oma mõtted, mida planeeringus võiks teha ja vahepeal me ei saa enam 10 aasta pärast aru, et kuidas me niimoodi saame planeerida või et me mõtleme, et planeering on nii pika perspektiiviga ja me peame mõtlema võimalikult hea planeeringu lahenduse peale, sest me teame, kui käkki me võime keerata ruumi, kui me sellega, mis me 20 aastat tagasi tegime, aga ega me ikka väga hästi ei tea, mis väärtused või see objektiivne reaalsus siis on, kui see ruum realiseerub. Ehk siis, ma olen, las ta olla. Ja tulen ka selle juurde, et mis siis, mida me üldse mõtleme, et näiteks kui me mõtleme ka mingitest sellistest kategooriatest, mis on nüüd planeerijate ringkonnas väga tavaline, nagu elurikkus, siis tõenäoliselt nendes kohtades linnas, mida me väga ei sega ja mida me väga ümber ei korralda, on seda elurikkust hästi palju. Ja kui me rohkem seda ümber korraldame, siis me tegelikult ka teda vähendame, kuigi me teeme teda inimesele kasulikumaks ja söödavamaks. Et võib-olla alati me ka ei tea täpselt, mida me teeme, et kas me siis vähendame või suurendame seda. Aga panen siia ühe sellise olustiku veel. See pilt ise või see video, kes slaidid pärast saab käima ka klõpsata, on siis Tartust Lõunakeskuse juures mõned aastad tagasi lõpetati selline projekt nagu suure varasema ringtee ümbertegemine ja see protsess ise kestis peaaegu 2 aastat, 23 kuud oli ehitusperiood ja see video siis pidi peegeldama seda, et milline see saab. Kui keegi selles kohas elas või seal lähedal omas korterit, oli näiteks just väikse beebi saanud ja lükkas oma käru seal, siis ma tõingi selle näite siia, et ilusti on näha, kuidas sa käruga tuled. Tegelikult, kui sa kujutad ette, mida sa selle 2 aasta jooksul selles kohas tegid, kui kvaliteetne see elu sul siis sellel ajal oli, kui su laps kasvas 0-2, siis ega väga kvaliteetne ei olnud. Et mõnikord me ikkagi kujutame seda ruumi ette, tegelikult me elame tänases päevas ja see eluolu seal võib-olla praegu on parem ilmselt, aga see sai valmis ka, aga see 2 aastat oli ka üks, ma ei tea, 40% vähemalt inimese elust, eks ole, või siis ema elust või isa elust. Et tuletab mulle, sellega ma tahan meelde tuletada, et tegelikult me elame selles reaalses tänases päevas ja selles ruumi kvaliteedis, mis meie ümber on. Ja nüüd oleks õige küsida, et kui tihti see olukord meil tegelikult ruumi loojatega, ruumi planeerijatena tegelikult laual on, mis see reaalsus on. Toon näitega näiteks suur osa, väga paljud inimesed Tartust elasid niimoodi, et terve Jaani kirik oli ilusti tara taga, harjusime sellega ära, ei nurisenud, elasime ja rõõmustasime, armastasime. Ja siia panen ühest väikelinnast pildi, see on Elva, siis seal üleval siin kohas on see tondiloss, mis aastakümneid siin oli. Linnakene ise oli õnnelik, et ta 80ndatel aastatel valmis ei saanud, et ei pidanud teda pärast kütma ja aga lagunes ja oli ohtlik inimestele. Et tegelikult ainult mõned aastad tagasi jõuti siis selleni, et ta lõpuks sealt ära kaotati ja nagu näha, inimesed harjusid sellega ilusti ära, nautisid ilusti Jaani õhtut seal selle vaatega koos.
jah. Ja hüppan nüüd siit Elvast suuremasse linna, nagu linn ikka, aga London, Elva ka oli linn. Ja mõtisklen selle üle, et kas ruum peab, me peame ära harjuma sellega, et mingi osa linnast on meist väljas, linnast või ruumist või asulast, võib ka maakohtadesse minna. Seal on teinekord olukord hullemgi, sest et väikelinnades maakohtades on seda ülejäävat ruumi tihtipeale ka väga palju. Et kui me elame selles kohas, siis me harjume ära, me näeme selektiivselt enda ümber. See ei pruugi tulla meile planeerijatena töölauale, sest pole huvilist, pole investorit, pole seda, kes praegu tahaks sellega tegeleda. Tegelikult on see samamoodi ruum, see sama lagunev kultuurimaja on kellelegi ohtlik ja ta on ruumi kvaliteet. Siin on nüüd siis suurema linna näide. Siin tegelikult on üks vana kooliala, London Clapham Park, selline piirkond ja ta tegelikult on määratud selliseks suureks linna uuenduspiirkonnaks ja see lugu sellest linnaosast räägib seda, et kui halvasti võib ühel linnaosal minna, kes saab suure raha, avaliku raha selleks, et see paremaks kohaks teha, et tegelikult terve põlvkonna või mitme põlvkonna inimeste jaoks see elukvaliteet läheb hoopis halvemaks, mingi osa, millega sinu mälestused on seotud, on üldsegi linnast ära võetud ja mitte keegi ei leia ühtegi protsessi või menetlust, mille kaudu seda siis peaks avama või seal kohas mingit vahekvaliteeti looma või midagi sellist. Siin on tegelikult ka siis selline silt nagu majade vahel, selline tarastatud ala, kus on kirjutatud, et siia tuleb 500 uut puud, aga loomulikult on see kõik aastaid selle plakati taga, et sinna 500 uut puud tuleb. Et kujutage siis ette, kui äge seal on, kui sinna 500 uut puud tuleb. Aga te elate selle praegu. Ja see ei ole äge. Võib ka teistmoodi. Siin on 2 näidet Pariisist. Üks on siis, mõlemad on selles mõttes huvitavad kohad, et on vanad sellised raudteeümbrusalad, kus raudteefirma või kes tegeleb selle arendusega, ei ole andnud raudteed ära, ei ole andnud ka seda ala päriselt ära, küll aga see La Cité-Fertile, siin on üks selline kogukonna koht, erinevad kultuurisündmused, festivalid, isegi suured Euroopa Liidu festivalid on seal olnud. Et tegelikult ta väärindab seda linnaosa ka selles mõttes, et ma arvan, et see arendaja või selle omanik tegelikult 15 aasta pärast leiab, et palju rohkem inimesi teab sellest kohast, kui ta selle koha siis pärast maha müüb või mingis uue visiooni sinna leiab, siis ta on selle vahekasutuse kaudu sellele marketingi juba teinud. Ja see on üks selline koht, kus siis raudtee ääres on ka hästi palju sellist aiandust ja sellist klubilist tegevust ja kui sinna ennast ära unustada, siis unustad ka ära selle, et Pariisis Eiffeli torn on, sest see on lihtsalt nii tore ja hubane koht, kus olla. Ja keegi pole mõelnudki, et see ala jääbki selliseks, aga on võimalus luua väärtust ka vahepeal, ilma selleta, et tuleks suur planeeringuprotsess, kus eraldi tuleb tegeda advokaatide kaasamisega, nagu ma eelmisest loengust kaasa võtsin, siis et sellega ei peagi tegelema, et saab teistmoodi mõelda, et mis väärtust on võimalik seal vahepeal luua. Ja mõned näidet veel näiteks, et kui Tartus kunagi leiti, et Emajõe äärde võivad tekkida kohvikud, siis oli väga palju vastalisi sellele, et miks ja kuidas, tegelikult esimene suvi oli väga vihmane, nii kui need toruotsad ja need kanalisatsioonid ja asjad sinna loodi, üks koht juba pandi sinna püsti ja sellel oli väga tore suvi. Ja nüüd me tegelikult teame, et tegelikult on see omaks võetud või muud keskkonda ka mõeldes, et tegelikult selline eksperimentaalsus või katsetamine, see ongi see, mida mõnikord see vahepealne ruum võimaldab. Et kui see koht oleks betooni valatud, siis oleks ka see eksimisrisk võinud ka teostuda, et ei tulegi see, mida sa täpselt esialgu välja mõtled. Ükskõik milliseid eksperte sa sinna ei kaasa. Et ei ole ainult niimoodi, et ruumi disainer peab võimalikult hea lahendusi välja mõtlema, vaid peab ta võimaldama ka sellist arengut või katsetamist ja võib-olla ka hiljem sellele kohale mingisuguse tegevuse leidmist, mida ta ette ei oska näha. Ja kuhu ma veel tahan jõuda on see, et nii ongi, et need inimesed, kes teil seal kaasatavad on avalikul väljapanekul, nemad tihtipeale ei ole ise need, kes rajavad. Omavalitsus ja riik ehitavad ise väga vähe, ehitavad üha rohkem, me elame üsna heas
heaoluühiskonnas juba, aga tegelikult ikkagi tekib linn, koht, asula, maastikud inimeste, ettevõtjate, kogukondade ja selliste ettevõtlike energiliste inimeste toel. Et nemad on need, kes tegelikult selle teostavad. Ja see ei ole selleks, et öelda, et planeerimine või üldplaneering on mõttetu, sest et alati, kui me lähme seda suhtelist teed, et kõik võibki muutuda ja väärtused muutuvad, siis me võimegi nii-öelda ka ruumist võimalused ära planeerida, aga pigem selleks, et ruumis peavad need võimalused alles jääma. Ja siin on 2 pilti maakeskkonnast, et me võime planeerida elu ja olu niimoodi, et me mõtleme, et siin on üks Toila pilt, et sinna tuleb üks suur hotell, mõnikord tuleb ka, teinekord on hoopis midagi sellist, kus kogukond teeb nii-öelda oma vahenditega ja suurendab selline rõuge pilt, suurendab samuti heaolu ja leiab kasutust see koht teisipidi. Siin on üks pilt Tartust, kus nüüd juba üle 10 aastat tagasi need inimesed ja tegelased, kes praegu on teinud väga palju tööd, et saavutada selline asi nagu maheaed, selline nähtus Tartus, mis on väga suur linnaajanduse kogukond, siis nemad proovisid linnavalitsusega piike murda, et saada selline väike linnaajanduse nööp kuskile keset Annelinna ja said ka, väga ilus oli. Võib-olla, et tahan seda öelda, et tegelikult see linn luuakse nii-öelda kogukondade aktiivsete inimeste, innovaatorite toel ja miks ma võtan korra tagasi, selle pildi siia panin, on see, et mitte see pilt, vaid see pilt, et mõnikord on vaja planeerijal või ruumiloojal tegeleda ka selle poolega, et mitte lihtsalt head ruumi füüsiliselt luua, vaid mõelda ka sellele, kuidas inimesed suhestuvad selle ruumiga. Et ma olen ise olnud ühtedes uuringutes, kus nii-öelda ilusasti kvantitatiivselt kõvadel andmetel püüdsime aru saada, et kuidas moodi linna rohelus ikkagi inimeste vaimset tervist parandab ja et leida selline väga otsene numbriline seos ja ei leia. Mida rohkem rohelust, et tahaks leida ja tahaks näidata, aga kohe, kui on võimalik vaadata nendes samades andmetes seda, kas inimesed tegelikult väljast liiguvad, kas nad nii-öelda oma kogukonna ümbrusega suhestuvad, siis alles leiad selle positiivse seose vaimse tervisega. Et tegelikult on ka nii-öelda planeerijatel palju selliseid nippe, mida teha, et panin siia selle märksõna kodanikuteadus, et näiteks Eestis tuntum projekt on nii-öelda Eesti otsib nurmenukku, aga kui leida ka, siin on ka üks ööbikute projekt ja austrite projekt lingina olemas, et kui sa leiad selle võimaluse, et inimesi suhestada või tuua need välja või nad päriselt leiaksid mingi tegevuse, ma ei tea, loendaks lindusid, siis sa ka juba saad aru, et nad leiavad selle ruumi sealt väljast ülesse ja siis nad asuvad selle üle ka rääkima. Et vahepeal tuleb enne seda kaasamist teha päris palju selleks, et inimesed üldse selle kohaga ennast seostaks. Ma arvan, parimad näited ongi kas Tartus Sadamaraudtee või siit Putukaväil, kus oleksid 20 aastat tagasi küsid, mis me sellest arvame, siis midagi ei arvagi, sest sa ei ole teadvustanud, et see koht linnas olemas on. Ta on sinu tegevusruumist väljas, see ei tule planeerija lauale. Teile on nagu siuke, et tahaks juba kuumal tõmmata, aga tõmbame siis. Juttu võib ära lõpp. Võib-olla siiski veel see väike asi, et me rääkisime osalistest, ma olen kogu aeg vale nupu peal, ühe pildi ikkagi panen veel, muu võib ise lugeda, on see, et need osalised, me oleme väga õnnelikud, kui meie osalejad ruumi loometöös on need, kes meile paistavad läbi. Olles ise kaua mänginud Tartu liivakastis, tunnen ma ennast nagu väga mõnusalt, sest ma saan aru, kui kuskilt hakkab midagi liikuma, siis ma nagu mõistan, kes on see huviline, kes on see, kust tuleb inspiratsioon, ka seda, kui kellelgi on majanduslik huvi ja tegelikult, kui mõelda mõne suurema koha peale ja ka üha rohkem Eesti peale, siis see huviline võib olla sul tegelikult väga kaugel. Et kui sul on oma kogukonna inimesed, oma ärimehed, kes tahavad saada kasu, siis need on ka inimesed, keda saab laua taha, kellega saab rääkida. Et siin on pilt tegelikult taas Londonist, siin on siis Grenfell Tower, mis siis põles, kes kunagi uudistest jälgis, nüüd siis juba 2018 või. Ja siin on siis sama koht, suur kinnisvaraarendus, selline ikka veel toimub, korterikesed võite selle endale osta ja seesama Grenfell Tower on siis siin. Et väga tihti tegelikult linnades
suuremates kohtades see huviline ongi väga kaugel, suured investeerimisfondid, kes võivad olla nii sul eluasemete omanikud või ka taristuomanikud ja siis on hoopis raskem mõelda, et kuidas ma nad laua taha saan või kes mul siis kaasamisel need partnerid on. Et kui ma panen selle Eesti skaala siia kõrvale, siis ma arvan, et me oleme planeerijatena tegelikult väga heas rollis, et seda olukorda, kus need inimesed ja organisatsioonid, kellel tegelik huvi on ja on peidus, on meil üsna vähe.